Viimaste aastate jooksul on saanud selgeks, et Venemaa on planeerinud midagi suurt. Midagi, mis ulatub kaugemale tema võitlusest Ukrainaga. See siihib ülejäänud Euroopat. Levivad kuulujutud, et Venemaa kulutas suurem osa 2023. ja 2024. aastast nõukogudeaegse sõjaväebaasi taaselustamisele vaid 100 miili kaugusel Soome piirist. See on üksik garnisoni piirkond Petroskois Karjalas, kuhu Venemaa koondab üksust, mida ta nimetab 44. armeekorpuseks. See on üksus, mis paberil võiks tulevikus mahutada kuni 15 000 sõdurit. Praegu on piirkonnas umbes 3000. Soome Ringhääling Yle on satelliidipiltide ja Soome sõjaväeanalüüsi abil kinnitanud, et Venemaa väljaõppeala, mis on olnud kasutuseta alates 2000. aastate algusest, on muutunud võsastunud metsast aktiivseks ehitusplatsiks. Uusi rajatisi ehitatakse, sõidukeid pargitakse lahtisele alale ja pikaajalise koondumisala infrastruktuur hakkab kuju võtma. Satelliidipilte ja lahingukorda uurides ning üksuste paiknemist jälgides ilmneb, et taaselustamine räägib hoopis teistsugust lugu. Tegelikult üritab Venemaa luua järjekordset hirmutustaktikana kasutatavat näilist jõudemonstratsiooni, mis on suunatud NATO vastu. Mõned allikad viitavad sellele, et sõda nende kahe jõu vahel võib olla vältimatu. Nad usuvad ka, et see samm on juba mõjunud tagasilöögina ja toonud Venemaa presidendile Vladimir Putinile uue alanduse. Aeg põhjalikumaks analüüsiks. Petroskoi ümbruses toimuv tegevus on vaid osa ettevalmistustest. Taastamistöö hõlmab lisaks veel 3 kohta. Kamenka Karjala maakitsusel, Severomorsk 2 ja Olenja. Kamenka on rahvusvaheliste suhete jaoks vaieldamatult kõige problemaatilisem, asudes Soome piirist vaid 40 miili kaugusel ning satelliidipildid viitavad 130 telgile, mis võiksid täieliku mehitamise korral mahutada kuni 2000 sõdurit. Mõned raportid viitavad ka sellele, et Venemaa laiendab Kamenka baasis motoriseeritud jalaväebrigaadi, kus asub 138 kaardiväe motoriseeritud jalaväebrigaad. Medusa teatas, et Luga lähedal asuv 25 motoriseeritud jalaväebrigaad võib kasvada ligi 10 000 sõdurini, suurendades piirkonna sõjalist valmisolekut. Severomorsk 2 on varem mitteaktiivne lennuväli, kus paiknevad Vene Mi-8 või Mi-17 seeria kopterid ning Olinia baas majutab strateegilisi pommitajaid. Kui see baas tundub tuttav, siis Ukraina sihtis seda juba 2025. aasta juulis operatsiooni Ämbliku võrk ajal. Pärast seda, kui tosin Tupolevi pommitajat, mis oli baasis, said droonirünnakute sihtmärgiks, otsustas Venemaa kasutada veelgi rohkem oma põhjapoolsemaid asukohti lennukite hoiustamiseks, viies baasi juurde veel rohkem pommitajaid ja püüdes seda tulevaste droonirünnakute eest tugevdada. See on ilmselt osa 2025. aasta alguses avalikustatud Venemaa sõjalise infrastruktuuri moderniseerimisest selles piirkonnas. Murmanski kuberner Andrei Tšibis teatas 2024. aasta alguses, et sõjaline ümberehitus maksab Venemaale umbes 42 miljardit rubla ehk ligi 460 miljonit dollarit. See on tohutu ettevõtmine ja suur eelarvekoormus riigile, mis on juba aktiivses sõjas ja ometi kuidagi valmistub veel üheks. Küsimus pole selles, kas Venemaa ehitab, see on selge. Oluline on, mida see ehitus tähendab ja mida Soome teeb. Aga miks on just see konkreetne territooriumi osa mõlemale riigile nii oluline? Petroskoi on Karjala vabariigi pealinn Anirga järve läänekaldal. See asub vaid 100 miili piirist, olles Soomele strateegiliselt tähtis. Samas on see piisavalt kaugel Ukrainast, et Moskva saaks teeselda, nagu ehitataks tulevikku, mitte ei kindlustataks olevikku. Karjala roll Venemaa ja Soome geopoliitikas muudab olukorra veelgi kahtlasemaks. See piirkond on ainus usaldusväärne maismaatee nende riikide vahel. Teise maailmasõja ajal peeti seal pikaajalist Nõukogude Soome sõda, kui Nõukogude Liit tungis Soomele kallale, väites Peterburi ohustamist. Veelgi laiemalt on see Vene piirkond piltlikult öeldes eluliselt tähtis strateegiline maantee, mis viib kaugemal põhjas Koola poolsaarel asuvate tuumaarsenalideni. Põhimõtteliselt, kui Venemaa tahab jätkuvalt kasutada polaarjoont loodusliku heidutusena oma tuumarelvade kaitseks
ja hoida neid Euroopa piirile lähedal, on Karjala ainus kaitseliin võimaliku maismaa sissetungi puhul. Mõnede analüüside kohaselt hakkasid plaanid 44. armeekorpuse loomiseks ja paigutamiseks Karjalasse ringlema 2022. aasta lõpus. Plaanid kehtestati 2024. aastal Leningradi sõjaväeringkonna alluvuses ning seoti Karjala vabariigiga. Lahingu koosseisu kuulub 72. motolaskurdiviis koos mitme motolaskurpolguga ning eraldiseisev motolaskurbrigaad. Bloomsbury luure- ja julgeolekuinstituut ehk PISI, Ühendkuningriigi mõttekoda, hindas, et lõpuks võib Soome piiri äärde paigutada kuni 80 000 sõdurit. Seda arvu ei saavutata peaaegu kindlasti enne Ukraina sõja lõppu ja Venemaa väidetavate sõjaväereformide lõpetamist. Kuid sõjalise kohaloleku tegelik alus on siiski olemas. Satelliidipildid on kinnitanud märkimisväärset õhuvägede kohalolekut lisaks varasematele lennubaasidele. Üle tuvastas umbes 80 Su-35 ja Su-27 hävitajat 159. hävituslennuväe polgust Petroskoi-Bessovetsi lennubaasis. Üksus, mis on seal aastakümneid alaliselt olnud, kuid hiljuti taas tähelepanu saanud seoses piirkonnas suurenenud sõjalise aktiivsusega. Satelliidipildid näitavad lennuväljal mitmeid Mi-24 hindründekoptereid. Need on vanad Nõukogude platvormid, mitte uued süsteemid. Üle teatab lisaks umbes 10 radarijaamast garnisonis, mis järgib Venemaa õhuseire tihendamise mustrit NATO uuel ida- ja põhjapiiril. See sobitub eelpool mainitud konteksti, kus Karjala on tähtis tugipunkt Euroopa ligipääsu tõkestamiseks Koola poolsaarele. Murmanski piirkonnas on nüüd käimas projekt, mille raames Venemaa paigutab 2025. aasta juunis uue suurtükiväebrigaadi Koola suunal, vähem kui 100 miili kaugusele Soomest. Need kaks projekti näitavad Venemaa pikaajalist hoiakut, mille eesmärk on heidutada NATO kohalolekut piirkonnas tuumakaitse ettekäändel. Venemaa on korduvalt muutnud oma tuumakaitsepoliitikat, mistõttu on raske kindlaks teha, milliseid sündmusi ja rünnakuid nad peavad laiaulatuslikku tuumavastust õigustavaks ohuks. Selle tempoga võib kindlalt öelda, et Venemaa tuumavõimekus on üks peamisi põhjuseid, miks lääs on Venemaaga vastasseisu arutades tagasi hoidnud. Kui Kreml arvab, et tema tuumaarsenal Koola poolsaarel on ohus, võib ta alustada ennetavat rünnakut, millel on ettearvamatud tagajärjed maailmale. See on siis Karjala tugevdamise kaitsev pool. Aga kuidas on lood ründava poolega? Uutes taastatud kompleksides jaamade mehitatamisel on suur probleem. 44. armeekorpuse üksused ei oota Karjalas väljasaatmist, vaid on juba Ukrainasse saadetud. 2024. aasta maiks osales üksuse liikmed Venemaa põhjapoolses pealetungis Ukrainas. Hiljem paigutati korpus Kurski telje lähedale. Ja 2024. aasta lõpuks kinnitati, et 44. armeekorpusega seotud üksused osalesid lahingutes Vovtšanski ümbruses Venemaa laiemas põhjaoperatsioonis. Seega võib kindlalt öelda, kavandatud Karjala kaitseliinide asemel, mida paberil kasutatakse strateegiliseks heidutuseks, lõi Venemaa poolikult formeeritud pataljoni, mis saadeti kohe kulutavasse ja kurnavasse sõtta, kus Venemaa kaotused ületavad usaldusväärsete hinnangute järgi 1 miljoni. See, mida Venemaa praegu Petroskois ehitab või üritab ehitada, on rohkem kui lihtsalt lahinguvalmis staap puhanud sõduritega. See on sisuliselt tugiraamistik jõule, mida tegelikult veel täielikult olemas ei ole. Kuigi vundament võib olemas olla, suunatakse vajalik raha projekti, mis ei pruugi kunagi käivituda, sest sõdurid, kes peaksid seda mehitanud, võivad järgmiste kuude jooksul kaduda ja kedagi pole asemele võtta. Venemaal hoitakse piirkonnas tuhandeid nõukogudeaegseid soomukeid, veokeid ja suurtükke. See kõlab muljetavaldavalt, kuni meenutad, mida Venemaal tegelikult ladustamine tähendab. Osa sellest on tõesti taastatav, kuid suur osa on varuosadeks lahti võetud. Pea meeles, et Venemaa kulutab Ukrainas iga kuu 100 tankide jagu varustust ja varuosi, kuid neil on piiratud võimekus uusi T-90 tanke toota ja vanu ümber ehitada. Pikaajalise paiknemise matemaatika lihtsalt ei klapi. Soovid olla kursis Venemaa sõjalise võimekuse ja Ukraina sõja pingetega? Telli kindlasti The Military Show.
Kajastame sõja tempot ja kuidas Venemaa elutähtsad ressursid aeglaselt ammenduvad, olgu selleks elavjõud, tanke, õhuväge, luuret ja strateegiat. Karjalas on veel üks probleem Venemaa poolt välja pakutud garnisoni plaaniga, nimelt piisava arvu sõdurite leidmine selle objekti mehitatamiseks. Jaamade ja infrastruktuuri ehitus on ilmselt kõige lihtsam. Ka piisava hulga tankide ja lennukite tagamine piisava katvuse jaoks on üsna lihtne. Kuid kavandatud märkimisväärsete lahingujõudude ülalpidamine, mille suurus võib ulatuda 10 000 kuni 80 000 või isegi 100 000 inimeseni, on hoopis teine küsimus. Tuleb meeles pidada, et kogu varustus ja sõdurid vajavad pidevat varustamist, eriti kuna Karjala on viljatu piirkond, mis on nõrgalt seotud elanikkonna, tööstuse ja põllumajanduse keskustega. Kütusevoog ja raudteede läbilaskevõime liiguvad sellest piirkonnast eemale, sest Venemaa raudteed on viimased 4 aastat keskendunud sõjategevuse varustamisele. Veel ühe aktiivse rügemendi loomine ja varustamine koormab juba niigi pingul süsteeme veelgi. Siis on veel pikaajalise hoolduse küsimus. Karjalas on lisaks tavahooldusele subarktiline kliima. Külmas lagunevad asjad kiiremini ja eksimisruum on palju väiksem. Pika ja karmi talve ajal on tarneahel palju jäigem ja raskem ootamatute arengutega kohandada, näiteks võimaliku NATO ja Venemaa konflikti korral. Ja siin hakkab Venemaa hoiak tunduma pigem väljakutsena, mida ta ei suuda mugavalt toetada kui strateegiana. Soome ei jälgi ainult seda, mida Venemaa piiri taga ehitab. Soome on sellele vastanud süstemaatiliselt ja viisil, mida on raskem kõrvale heita kui pressiteadet. Alustame aiast. Soome ehitab praegu 200 kilomeetrist aeda oma piiril Venemaaga. Kuigi see on väike osa 2 riigi 1300 kilomeetrisest piirist, plaanitakse kogu ehitus lõpetada 2026. aasta lõpuks. Aed on 4,5 meetri kõrgune metallpiirdega, millel on meetrine okastraat, kaamerad, andurid, valjuhääldid ja tuled. Soome piirivalvurid ütlevad, et aed on kavandatud nii, et iga 18 meetri tagant on valvekaamerad ning osa tõkkest ulatub maa alla. Aed kaamerate ja traadiga ei peata tankide ega raske soomustehnika sissetungi. See näitab, et Soome panustab piiri jälgimise ja varajase hoiatuse süsteemidesse tsiviil- ja sõjaliste rikkumiste jaoks. Siis on veel miinid. See on Soome kõige otsesem signaal Venemaale viimastel aastatel. 2025. aasta aprillis teatas Soome, et lahkub Ottawa konventsioonist, mis keelustab jalaväemiinid, põhjendades seda Venemaa pikaajalise ohuga Euroopale. Soome esitas lahkumisettepaneku 2025. aasta juulis ja lahkub 2026. aasta jaanuaris. Soome kaitseminister ütles, et otsus tugines Ukraina sõjas Venemaa taktikaõppetundidele, kus laiaulatuslikud jalaväeoperatsioonid on muutnud jalaväemiinid keskseks kaitsevahendiks. Soome läks pärast 2012. aastal Ottawa konventsiooniga liitumist ja üle 1 miljoni maamiini hävitamist täielikult vastupidisele otsusele. Nad polnud ainsad. Eesti, Läti, Leedu ja Poola astusid sama sammu. NATO idatiib on ühiselt otsustanud, et see leping ei sobi enam praeguse ohukeskkonnaga. Kuigi Soome pole veel miinivälju paigutanud, peaks juba võimalus nende paigaldamiseks panema Venemaad järele mõtlema enne piiride ületamist. Soome võõrustab ka uut piirkondlikku maavägede juhtimiskeskust, mis avati Mikkelis umbes 90 miili kaugusel Venemaa piirist. Alguses töötab seal 10 ohvitseri, hiljem kuni 50. Keskus allub NATO Norfolki väejuhatusele ja koordineerib liitlasvägede maavägesid Põhja-Euroopas. See peakorter annab alliansile püsiva planeerimis- ja koordineerimisselme Soome territooriumil, mis erineb õppustest ja kokkulepetest. See tähendab, et NATO saab rahuajal läbi viia ühist planeerimist, logistikat ja juhtimise integreerimist, nii et kriisiolukorras on need suhted juba olemas. 2024 aasta septembris Rootsiga loodud ühine brigaad tugevdab maismaakaitset. Üksus põhineb Rootsi Norrbotteni mehhaniseeritud brigaadil, mis on välja õpetatud talvesõjaks ja koosneb 5 pataljonist ning toetavatest üksustest. Rootsi Archer 155 mm haubitsad Lapimaal võimaldavad brigaadil täpselt tabada üle 30 miili kaugusele jäävaid sihtmärke ja positsiooni muuta vähem kui minutiga. 5000 kuni 7000 Soome sõdurit paigutatakse püsivalt brigaadi kõrvale.
Sellega vastab Lapimaal paiknev ühendvägi umbes samale arvule Vene üksustele, mis on praegu põhjasuunal paigutatud. Soome on samuti nõustunud NATO raudteeühendusega Rootsi kaudu Norra Arktika sadamasse Narvikusse. Raudteeühendus kiirendab vägede ja tehnika paigutamist ning vähendab Soome sõltuvust Vene rööpmelaiusega raudteedest. Kriisi korral saavad liitlasväed Skandinaaviast Soome Lapimaale raudteed pidi, ilma et peaks ootama õhutransporti või liikuma raskel maastikul. 2025 aasta detsembris korraldas Soome Helsingis esimese idatiiva tippkohtumise, kus osalesid 8 EL-i idapiiri riigijuhid. Kogunemisel kutsuti EL-i üles toetama usaldusväärsete ja ühtsete kaitsevõimete rajamist Venemaa piirile põhjast lõunasse. Soome reageerib Venemaa vägede koondamisele ja survestab liitlasi strateegilise vastuse kiirendamiseks. Soome saab sõja ajal mobiliseerida 947 800 sõdurit ja neid toetab ligi 900 000 kodanikust reserv. Kuidas? Nad on üks väheseid riike, kus meestele on kohustuslik ajateenistus ja reservväelased jäävad kogu tööelu sõjaväega seotud. Soome kavatseb tõsta kaitsekulud 2029 aastaks 3%-ni SKT-st, praeguse 2,3% asemel. See on märkimisväärne investeering riigi jaoks, mis on juba sõjaliselt oma suurusest üle. Ja Soome varub ka varustust. 2024 aasta mais otsustas Soome osta JASSM ER pikamaa õhkmaa rakette. Koos Soome F-35 hävitajatega saab Soome rünnata sihtmärke sügaval Venemaal, Karjalas ja Koola poolsaarel. See näitab, et Soomel on aastakümneid kestnud territoriaalkaitse doktriin, mis põhineb reaalse ohu eeldusel. Ilm on halb ja igaüks peaks olukorra tõsidust mõistma. Soome sõjavägi on Venemaaga sõdinud ning kaotanud 10% territooriumist. Nad ei kavatse lasta sellel uuesti juhtuda. 2026 aasta märtsi alguses kinnitas Soome, et tühistab keelu NATO idatiival tuumarelvade majutamiseks. Kuigi pole kinnitust, millal tuumarelvad tegelikult riiki paigutatakse, peaks juba ainuüksi võimalus, et relvad asuvad vaid umbes 100 miili kaugusel Venemaa piirist, tuumaarsenal Venemaad ärevile ajama. Ja nii ongi juhtunud. Pärast tuumarelvade kokkulepet nimetas Kreml seda suureks veaks ning üritas NATO otsuseid mõjutada, korrates alates 2022 aasta veebruarist kasutatud ähvardusi ja jõudemonstratsioone. Kuid ebamugav reaalsus on see, et iga kord, kui Venemaa paigutab vägesid Soome lähedale, seab ta tahtmatult rohkem Vene varasid Soome relvade rünnaku kaugusesse. Püsiv taristu Karjalas annab Soomele etteaimatavad sõlmpunktid jälgimiseks, kaardistamiseks ja sihtimiseks. Iga uus laopunkt, sõidukipark või kasarmublokk on Soome ja NATO luure pideva jälgimise all. Venemaa ebaloogilised sammud moodustavad ometi Kremli sees poliitilise loogika. Soome liitumine NATOga aprillis 2023 põhjustas Moskvas tõsise sisepoliitilise probleemi. NATO laienemine Venemaa piiride kõrval ületas sama piiri, mille Putin ise lõi, et õigustada sõda Ukrainas. Nii tegi Venemaa seda, mida ta on alati teinud, kui ta end nurka surutuna tunneb. Hakkas jõudu demonstreerima ja militariseerima, püüdes mõjutada avalikku arvamust nii, et see vastaks juba olemasolevatele väärtustele. Karjala Vene ametnikud nimetasid garnisoni tugevdamist vastutusrikkaks ja lubasid, et väed toovad piirkonda pered, majanduselu ja teenused. See on tüüpiline garnisonilinna lubadus. Militariseerime teie tagahoovi teie huvides. Kliinik pakub kesist arstiabi, kuid vähemalt on see olemas. Oluline on ka ajastus. Petroskoi näeb välja nagu selline infrastruktuuri investeering, mida tehakse siis, kui usutakse, et Ukraina sõda ei lõpe kiiresti. Ja sa tahad strateegilisi valikuid aastateks 2027-2030, mis ühtiks Euroopa hinnangutega, et Venemaa võib pärast Ukrainat taastuda ja taas survet avaldada. Uus sihtmärk ei pruugi olla tingimata Soome, vaid alliansi haavatavamad piirkonnad nagu Suwałki koridor või Balti lähenemisteed. Aga see loob Venemaale veelgi rohkem võimalusi teha pikas perspektiivis suuri vigu. Kui Venemaa hajutab oma ressursid liialt, saab Ukraina vastupealetungi jätkata. Sel juhul ebaõnnestub Venemaa mõlemal rindel. Kui sõda Ukrainas ei lõpe hästi, kaotab Putin legitiimsuse.
kui Putin ei anna venelastele selget signaali vastuseks väidetavale NATO ohule, mis on olnud tema tegutsemisviis juba aastakümneid, hakkab tema propagandamasin lagunema ja ta saab alandatud. See oleks tõeline läbikukkumine Venemaa viimaste jõudemonstratsioonide puhul. Miks survestada allianssi, kellega sa sõjas ei ole, kui juba kaotad enda algatatud sõjas? Pole kindel, kas isegi Putin teab vastust. Kui soovid näha, kuidas NATO põhjatiib pikaajaliseks mänguks valmistub, vaata seda videot. Kui tahad Vene-Ukraina sõja uudiseid, telli The Military Show ja saa iga päev uusi videoid.